Tere, mina olen Karmen Suss ja minu tunnistus täna on ärevusest. Ütlen juba ette, et see on tegelikult suht pinnapealne tunnistus, sest väga-väga keeruline oli mul seda ette valmistada, sest see, mida Jumal on nii-öelda aastate jooksul teinud ja panna nüüd seda siia 10 minutisse umbes on väga keeruline. Et seda lugu te võitegi siin kuulda nii-öelda 10 minutiga, aga tegelikult ma tahan, et te mõistaks, et minu elus see on võtnud 7 aastat ja õppida olla nii-öelda selles ühes päevas, kas või selle 7 aasta keskel on olnud päris keeruline või kas või ühes hetkes selles päevas. Aga see on olnud oluline, et lasta Jumalal ennast tervendada, et ma ühel hetkel tundsin, et ma olen pidanud olema nagu operatsiooni laua peal, kust lihtsalt ei saa ära põgeneda, et ma pidingi õppima hingama ja laskma Jumalal teha seda, mis ta tegi. Ja ma arvan, et kui me ei käiks neid tervenemisi läbi, siis väga palju asju jääks olemata. Ja ma arvan, et tervenemine on vajalik, sest muidu mingil hetkel lihtsalt muudkui koguneks hinge neid mingeid asju ja ühel hetkel see saab meid kätte ja ma arvan, see takistab väga palju elamast ja väga palju asju jääks olemata. Aga see oli see väike sissejuhatus ja nüüd siis minu loost. Et minul algas ärevus umbes, kui ma olin 8. klassis. Eelnevalt ma olin olnud suht sotsiaalne, süke teismeline, ma ei olnud siis veel kristlane, pidutsesin, ei olnud mitte mingi probleem suhelda. Lapsepõlves süke tavaline, normaalne, vaikne tüdruk. Aga see ärevus hakkas siis tekkima niimoodi, õigemini see avaldus siis selliselt, et avalikes kohtades näiteks mul oli kohutavalt raske olla poes, mul oli väga raske käia, sest kohe tekkisid nii-öelda need ärevuse sümptomid. Süke hirm, on pinge, ärevus, kes mõistab seda sõna, ja selline reaalselt ärapõgenemise soov. Koolis oli täiesti ka võimatu, et istudki tunnis ja lihtsalt tunned, kuidas see hakkab ketrama ja mitte midagi ei ole teha. Põsed õhetasid ja siis see muudki oligi süke nõiaring ja oligi süke tunne lihtsalt keset tundi, et tahaks ära põgeneda. Ja kui keegi ei mõista seda olukorda, siis ma ütlen, see oli leebelt öeldes väga-väga raske, väga-väga keeruline. Ja ma iga päeva hommikul, kui ma ärkasin ülesse, ma teadsin, et ma puutun sellega kokku. Ei olnud küsimus, et kas see tuleb, vaid et millal selle päeva jooksul see tuleb. Ja sellel oli nagu pidevalt süke vari üle mu elu. Ma olin saanud vahepeal kristlaseks 9. klassis ja ma palvetasin muidugi selle pärast ja ma tõesti lootsin, et Jumal teeb mind terveks niimoodi nagu nipsti, aga seda ei juhtunud. Ma tundsin, et ma oleks nagu nurka surutud ja ma olin pahane, sest et reaalselt süke vangis olemise tunne oli. Ja paljud meist ju tahavad avastada elu ja elada ja saavutada midagi, minna kuskile uutesse kohtadesse ja kuskile jõuda oma eluga. Aga mina reaalselt tundsin, et ma olengi vangis. Ma ei suutnud mitte midagi nii-öelda teha ja kuskil käia ja nii edasi ja nii edasi ja reaalselt mu elu tundus nagu see oleks kaaperdatud. Ja inimese potentsiaal ei saa sellises olukorras välja tulla ja isiksus ei saa välja tulla. Ja sellises olukorras ongi inimene nagu igal tasandil hõivatud, et emotsionaalsel tasandil, füüsilisel tasandil mõnes mõttes ja ongi nagu väga keeruline olukord. Mina teadsin oma sügaval südames, et mind nii-öelda meditsiin ei aita, et psühhiaater mind selles ei aita, sest ma kogesin, et need asjad, mis minuga toimuvad, on midagi palju sügavamat, et need on mingid jäljed minevikust, mis minuga on juhtunud. Ja et ma teadsin, et ainult Jumal saab mind sellest tervendada, sest et inimlikult olid need nii komplitseeritud juhtumid, mis minuga nagu olid toimunud ja olukorrad. Väga põgusalt siis märksõnad, mis need olid, mis minu elus olid vanemate lahutus, väga keeruline, kus see asi jõudis kuskil 2. astme kohtuni nii-öelda minu jagamise pärast. Mis mul kõik oli, toitumishäired, üksindus kõige selle sees ja väga-väga palju edasi, et siin ma nagu ei jõua sellest pikemalt rääkida. Aga ma tahan ka öelda, et oluline mõista, kust me tuleme, et mis see taak nii-öelda on, mis see meie perelugu, mis on meie läbielamised, kas me oleme tundnud ennast ebaturvaliselt elus või äkki me ei ole armastust tundnud, mingid psühholoogilised traumad, et need kõik jätavad jälje ja on oluline nagu endale anda mõista neid asju, mis on siis toimunud.
mina sellel hetkel tundsin, et ma olen ainus, kellel on sellised probleemid, et mitte keegi nagu ei oleks mõistnud neid asju. Ja mõneti need nagu kujundavad inimest, mõjutavad, jätavad välja ja panevad ka kasti. Aga mina olen kogenud, et Jumal saab seda muuta. Jumal on suurem, Jumal on kindlasti võimsam ja ta saab meist nagu nendest kastidest välja tõsta, luua uueks, tervendada ja viia edasi. Ma teadsin, meditsiin mind selles ei aita. Ma ei ole meditsiinivastane, ma olen ise ämmaemand ja meditsiinis on palju kasusid, aga ma teadsin, et tabletid mind ei aita. Ja kindlasti mõnes olukorras ka võivad aidata, aga mitte selles olukorras. Ma ei saa panna peale sõrme sellele päevale, mil ma tervenesin, sest et see ei toimunud ühel päeval, see oli pikk protsess, nagu ma ütlesin. Minu jaoks kogu see lugu oli 7 aastat. Ühel hetkel ma tundsin, et ma olen täiesti tupikusse jõudnud ja mul ei olnud mitte mingit muud varianti, kui ma tundsin, et ma pean tegema täiesti drastilise sammu ja maailma mõistes sellel hetkel ja minu perekonna mõistes oli see täiesti jabur. Ma tundsin, et ma pean koolist ära tulema, et ma olin ämmaemanduse esimesel kursusel ja siis aasta lõpus ma tulingi koolist ära ja ma tundsin, et Jumal kutsuski mind vee peale ja oligi reaalselt siuke pilt, et kas ühest küljest nagu astud vee peale, sa ei tea, mis sind ees ootab ja teisest küljest, et sa jätkad seda sama rada, sa tead, et mitte midagi ei muutu aga inimlikult see on nagu turvaline, sa tead, et sul on see kool ja nii edasi ja nii edasi. Minu jaoks oli see elu kõige raskem aeg. Väga-väga palju toimus ja väga palju paanikat oli ka. Aga kuidagi Jumal suutis mind juhtida läbi selle sammhaaval ja sammhaaval hakkas ka tervenemine toimuma. Ma ühel hetkel hakkasin osadusgrupis jagama sellest oma probleemist ja varem ma ei olnud sellest jaganud, siis ma mõtlesin, et mitte keegi lihtsalt ei mõista ja mõneti ka perekonnast ma olin saanud sükest nagu tagasisidet, et kui ma jagan oma asju, siis see nagu ei ole oluline. See on olnud minu teekond ja lugu koos Jumalaga ja tegelikult ainult lõpuni, ainult meie 2 teame neid detaile. Ja nüüd jääb siis ainult alles see maailma jaoks see, mida mina iga päev välja saan elada. Et ma olen üldse võimeline elama ja tegema selliseid asju, nagu ma teen. Et näiteks elu sees ei oleks tulnud kõne allagi, et ma räägin sellisele rahvale. Sest et kui ma olin oma nende aastate keskel, siis minu üks ainus soov oli, ma mäletan, et ma võiks istuda ruumis, mis on täis inimesi täiesti rahuga. Seda ei olnud. Ja võib-olla seda on naljakas teil nagu ette kujutada, et kuidas seda ei saa olla, aga nii see oli. Ja nüüd muidugi minu jaoks ei ole probleem istuda ruumis, mis on täis inimesi ja veel enam rääkida nende inimeste ees. Teha ettekandeid koolis ja väga edukalt ja mitte ainult minu enda arvates, vaid ka oma kursakaaslaste arvates. Üleüldse olla ämmaemand, et see on olnud väga-väga nagu suur teekond. Ja lihtsalt see, et minna uutesse keskkondadesse, avastada uusi asju, et see, et ma täna saan seda teha, see on ime. Ja Jumal on minu südant tugevaks teinud, mind õpetanud, andnud tarkust ja kindlasti kindla aluse ja identiteedi. Siinkohas tahan ka öelda, et teatud ärevus on normaalne, näiteks ka enne etteastet, enne ka siia ette tulemist ja nii edasi. Aga see ei võta minu elu üle kontrolli, see ei kaaperda minu elu, vaid ma saan elada ja tunda rõõmu oma tegevustest. Ja ma ei taha öelda, et mu elu on lill, muidugi on mul ka muresid ja probleeme, aga mu elu ei ole kaaperdatud. Ja tegelikult see ongi minu väga pinnapealne lugu ja siinkohas ma tahan anda ka võimaluse, et kui kellelgi on nagu selliseid muresid või probleeme, siis mulle võib Facebooki näiteks kirjutada. Ma hea meelega kas jagan enam enda loost, palvetan ja olen toeks teie olukorras. Aga see ongi kõik. Aitäh!